tere! Mina olen Grete ja te kuulate saadet Mida teavad inimesed pärimusmuusikast. Tänase saate jaoks olen ma otsinud välja hulga oma sugulasi ja tuttavaid ja küsinud nende käest 4 lihtsat küsimust, et ma saaksin teada, kui palju inimesed teavad üldse Eesti pärimusmuusikast ilma pikema ettevalmistuseta. Ma olen ise korduvalt mõelnud, et mida üldse inimesed või tavainimesed teavad Eesti pärimusmuusikast, kui neil ei ole olnud otseselt mingit õpingutega seotud teemasid Eesti pärimusmuusikast, siis ma mõtlesingi, et ma võiksin küsida inimeste käest, mida nad üldiselt sellest teavad. Ja kõige esimeseks küsimuseks oli kõige lihtsam ja lollikindlam ja üldisem küsimus, et mida teate Eesti pärimusmuusikast? Mainin ka ära, et minu vastajad grupi moodustavad inimesed igast soost ja igast vanusest, ehk seal on nii väikseid lapsi kui ka vanemaid inimesi, mehi, naisi ja nende käest ma küsisingi. Nad on kõik minule tuttavad inimesed, ma võõrastega ei rääkinud, aga vastuseid ma neilt sain. Kui nüüd esimene küsimus niimoodi kokku võtta vastanute vahel, siis üleüldiselt pakuti seda, et pärimusmuusika on stiil, muusikastiil, mis on seotud ajalooga, antud edasi põlvest põlve ja peamiselt suuliselt. Et pakuti välja ka, et sellega seotud on mingid vanad laulud, ka regilaulud toodi välja ja pärimusmuusikaga seostuvad kindlad pillid ja lauludes on lihtsad viisid ja et lauldi tähtpäevadel, erinevatel just rahvakalendri tähtpäevadel. Ja toodi ka välja seda, et Eestis saab pärimusmuusikat ka eraldi õppida, ka näiteks kõrgkooli tasemel . Ja muidugi tõid paljud välja ka Viljandi folgi, kus iga aasta seda muusikat kuulata saab. Selle esimese küsimuse põhjal ma võin järeldada, et tegelikult on inimestel kindlasti olemas mingi teadmine Eesti pärimusmuusikast, sest ütlen, et minu vastanutest mitte keegi ei teadnud mulle öelda, mis on Eesti pärimusmuusika, sest kõigil alati tuli mingid seoseid selle küsimusega. Ja toon ka välja, et mida vanem vastaja, seda rohkem oli tal ka kogemusi ja vastuseid varuks Eesti pärimusmuusikast. Tulles nüüd teise küsimuse juurde, mida ma inimestelt küsisin, milleks oli, kas oskate tuua näidet, mõnda laulu, isikut, instrumenti, pilli, tegevust või sündmust, siis siin ütleksin, et vastused päris palju kattusid omavahel. Kõige populaarsem vastus oli folk või Viljandi pärimusmuusikafestival sest seda inimesed päris palju teadsid siin. Ja teine kõige populaarsem vastus oli Trad Attack, mis on folgi üks peaesinejatest või kes. Ja peale selle teati, et Viljandi on ka Eesti pärimusmuusika pealinn, et selle loosung on ürgsis rütmis. Siis pakuti veel Viru folki ja Seto folki. See on sündmustest ja need olid ka üleüldiselt kõige populaarsemad vastused. Pillidest pakuti kõige rohkem kannelt, viiulit, lõõtsa ja pakuti ka pasunat. Ja lauludest mulle konkreetset pealkirja ei antud. Öeldi näiteks Mardi ja Kadri päevalaulu ja öeldigi ka lihtsalt regilaulud.
Natukene kesisemaid vastuseid sain isikute poolelt, sest seal väga palju mulle välja ei pakutud, aga näiteks käisid läbi Jalmar ja Sandra Vabarna, Meister Jaan ning Annika Mändmaa ja ka Mari Kalkun. Siinkohal võin ma jällegi järeldada, et inimestel on suurepärane võime lisaks üldteadmistele tuua ka konkreetseid näiteid. Isegi kui vastuseid kohe laksust ei tulnud, siis natukene ajusid torkides ma alati sain mõne näite. Ja ma ei öelnud muidugi kellelegi midagi konkreetset ette, vaid minu vihjed olidki, et kas mõni pärimuslik pilv, kas mõni isik, kes on seotud pärimusmuusikaga. Ja niimoodi väheke mõeldes alati inimene mõtles mingi vastuse mulle välja. Kolmas küsimus, mida ma siis oma vastajatelt küsisin, oli, et mis eristab Eesti pärimusmuusikat tavalisest muusikast või siis üleüldse pärimusmuusikat tavalisest muusikast. Ja siin tsiteerides siis ühte head vastust, et pärimusmuusika on kuskilt päritud, aga tavaline muusika pole, mis oli minu arust väga tore vastus. Aga lisaks sellele öeldi siis, et pärimusmuusikat eristab see, et see on väga vana ja et mingil hetkel hakkasid inimesed pillidel mängima mingisuguseid toredaid viisikesi, hakati laulma ja jällegi regilaule ja siis hakati neid levitama ja edasi andma. Ja siis pakuti ka seda, et hakati mingi hetk kirja panema, et pärimus säiliks, mis on ka väga õige. Seda siis just selle rahvaluule kogumise ajal. Ja et oli palju koos mängimist ja jämmimist siis ja et pärimusmuusikal ei ole piiritletud mingeid konkreetseid reegleid, vaid on pigem selline vaba. Siis öeldi ka seda, et see oli siis eesti keeles loomulikult, et ei kasutatud muid keeli, et oli siis lauldud muurrakutes ning et siis mängiti palju tantsuviise, mille järgi siis inimesed tantsisid ja et palju on siis lihtsust ja sellist kordamist, mida siis regilauludes eriti näha ja ka siis pilliviisidel. Ja öeldi siis seda, et pärimusmuusika on Eesti õige muusika. Mina ütleksin, et kõik need vastused on väga head, sest see on võib-olla selline veidi rohkem mõtlemist vajav küsimus. Aga ütleme nii, et väga hästi saadi hakkama sellele vastamisega. Aga siin ma ütleksin jälle, et mida vanem vastaja, seda targem või siis seda loogilisemad vastused, sest siin küsimusel siis nooremad vastajad eriti ei osanud vastata, öeldigi, et ei tea täpselt. Aga sellegipoolest üldteadmised on kõigil olemas ja kindlasti ka nooremad saavad siis seda hiljem tulevikus ka teada. Viimane küsimus, mida ma küsisin, oli siis, kas teil on isiklikku seost Eesti pärimusmuusikaga? Siin oli kõige populaarsemaks vastuseks see, et on kunagi koolis õpitud kas siis mõnda vana regilaulu või on seda ka konkreetse õppeainena läbitud. Lisaks toodi välja, et on olnud mängimised orkestris või koorides ka laulmised või ansamblites osalemised. On käidud kontsertitel
ja just eriti jällegi folgil, pärimusmuusikafestivalil ja on kohtutud ka muusikutega isegi. Toodi välja ka laulupidu ja tantsupidu. Siis samamoodi ka on käinud inimesed mõnes põnevas töötoas, kus õpiti näiteks parmupilli mängima. Vanemad inimesed tõid välja seda, et kui nemad olid väiksed, siis neile vanemad ja vanavanemad rääkisid palju siis pärimusega, Eesti pärimusega seotud asju, pärimusmuusikaga konkreetselt nad ei osanud näidet tuua kohe kiiresti. Aga ka see lugude jutustamine just on minu arust küll tähtis osa ka siis pärimusest. Ja jällegi, kui nüüd ka see küsimus kokku võtta, siis ma ütleksin jälle, et inimesed on liiga teadlikud juba Eesti pärimusmuusikast, mis on muidugi ainult hea, sest kindlasti on meil vaja seda kõike teada ja ka tulevikus siis säilitada. Ma ütleksin, et need head vastused olid ilmselt sellest tingitud, et need inimesed, keda ma küsitlesin, olin ise kas Viljandis elavad või siin kunagi elanud inimesed ning nad, kuna just Viljandi on siis pärimusmuusika pealinn, siis nad ikkagi teavad sellest midagi ning oskavad ka vastuseid anda sellel teemal. Ning ma võin öelda, muidugi pead ei anna, aga kui võtta lihtsalt mõni Viljandi inimene ja küsida talt, mida ta teab Eesti pärimusmuusikast, siis ma olen päris kindel, et ta oskab alati midagi vastata ja välja näitena ka tuua, sest minu küsitlejad seda põhimõtteliselt kõik tegid. Ma lootsin, et mõni vastanutest on nõus mulle kas laulma mõnda laulu, mängima mõnda pillilugu või siis rääkima lihtsalt mõnda mälestust, aga kahjuks minu vastajad ei olnud keegi pärimusmuusik või üldsegi nõus mulle midagi sellist tegema kahjuks. Ütleme nii siis, et eestlane juba on selline introvertne inimene. Nii et kahjuks ma ei saa ühtegi esitust siin kasutada, aga pakuti näidetena siis välja kõige rohkem Viljandi pärimusmuusikafestivali ja Trad Attacki, siis siia lõpetuseks ma panengi käima ühe nende loo. Ja mis mul ikka muud öelda on, uute kohtumisteni ja nägemist! Kus mu armsam on. Lepatriinu, näita, kus mu süda on.